Saates piilume veidi püksi. Yes, sir. Sellest, kuidas Eesti tüdrukud teenivad suuri summasid oma alasti piltide müügiga internetis. Mine perse, kurat! Miljon, võta! Miljon! Selleks, et tänasest saatest aru saada, pean ma teile kõigepealt selgitama, mis asi on OnlyFans veebileht, mille kaudu Eesti tüdrukud raha kokku kühveldavad. OnlyFans on veebileht, kus saab raha eest näidata oma pilte, mida siis üle kogu maakera fännid saavad vaadata. Kuigi OnlyFans veebilehel ei pea postitama endast alasti fotosid, siis millegipärast naised üle maailma just taolisi pilte endast seal jagavad, sest just nende piltide eest on mehed nõus välja käima 10, 20, 30 või lausa 50 eurot kuus. OnlyFansiga liitumine on tegelikult väga lihtne. Sa võid olla mees või siis naine, teed endale sellesse keskkonda konto ning nimetad summa, mille ees oled nõus näiteks oma paljast tagumikku näitama. Sinu fänn käib sinu nimetatud summa 20 või kas või 100 eurot välja ja vaatab siis kuu aega sinu kauneid fotosid. Kui sinu pildid talle väga meeldivad, ostab ta uue kuupileti ja nii see äri käibki. Merilin Naud peetakse Eesti tüdrukute seas lausa OnlyFansi ristiemaks. Just tema hakkas avalikkuses kõige enam rääkima sellest, milliseid summasid võib seal kokku ajada ja nagu näha, on tema jälgedes läinud ka paljud teised. Ühest küljest mul on tegelikult väga hea meel, et ma olen leidnud viisi inimestele, kuidas raha teenida ja ma loodan, et äkki see viib ka Eesti 5 rikkama riigi sekka. Huvitav. Tal on väga hea meel, et on leidnud viisi inimestele, kuidas raha teenida. Selline tunne jääb nagu Nau oleks OnlyFansi looja. Kullakaevurikkene, võta teadmiseks, et sa pead väga kaua veel meid enda suure palgaga vedama, sest me oleme alles 44. kohal. Elad sa ära selle rahaga? Jaa, muidugi. No palju sa teenid siis kuus? Mis sul kõige rohkem on, mis sa oled teeninud? Kõige rohkem ühes kuus. Ma ütlen, et suvekuud on mul tavaliselt kõige paremad ja jõulukuud. Jõulud on andmise aeg, vaata. Üks kõige parem kuu, mis mul on olnud, on 22 000 eurot. Jah, dollarit. Aga see ei ole iga kuu, see ei ole nagu jätkusuutlik, et iga kuu 22? No iga kuu mitte, loomulikult, sest et see oleneb, kui palju sa seal suhtled ja kliendid tulevad, lähevad. Järgmine kuu võid näiteks, ma ei tea, 15 000 teenida või siis jah, oleneb. 22 tonnina. Käsitlematu, noh. See on käsitlematu reaalselt. Ma tahaks olla aus tegelikult, noh. Nii, okei, ole aus. Ole aus. Ei kannata, noh. Robin, ma olen selles mõttes, ma ei ütle ainult teleripildi pealt, Räägi siis. Mitte teleripildi pealt, mille pildi pealt veel? No selles mõttes, et me oleme mitmeid kordi ka selles mõttes ka ühises seltskonnas olnud, et ei kannata. Ei kannata, jah. Kahjuks ei kannata. Võib-olla lihtsalt ma saan valesti aru asjadest, aga ma pigem ei kannata. Jah, ma arvan, see oli viimane kord siis, kui sa Nauga ühises seltskonnas olid. Jaiks on, ma ütleks jaiks sellepärast, et ta ilmselgelt ei teeni 22 tonni kuus. See on jaiks. See on reaalselt. Aga nagu kui me nüüd eksime, Millega me eksime? Mõtle, kui ta reaalselt päriselt teenib 22 tonni kuus ja sa ütled siin, et Eesti rahvale, et ta ei teeni 22 tonni kuus, või ta on selle ühe korra teenib kasvanud, siis tal on ju õigus. Ja see ongi GG. No teeme niimoodi, et kui Merilin Nau näitab mulle screenshoti, kus ta on siis teinud revenue'd 22 tonni kuus, siis ma teen ise OnlyFansi. On ju, Merilin? This is a strong message. Ja oled sa üldse kunagi elus käinud nii-öelda nagu päris tööl? Vist ei olegi. Kim Kardashian saab ühe postitusi eest $1 miljon. Palju sina siis saad? No oleneb küll postitusest ja oleneb sellest koostööpakkumist, aga kuskil 600–700 eurot. Ja mitu sul tuleb selliseid pakkumisi kuus siis? No ikka tuleb, aga ma ei võta neid kõiki ka vastu. Palju on siis inimesi, kes tahavad näha sind üle maailma alasti? No neid on ikka päris palju. No kui palju? Ma täpselt numbreid siinkohal ei saa avaldada. Oled võtnud 10 000 välja? Jah. Rohkem oled võtnud välja? Jah. No ütle siis, palju sa oled võtnud? 20 000. Ütleme nii, et siin tuleb seislaslik kadedus muidu kallale. Kuna kõik näitavad, kuidas käsi peab pesema, mina näitan, kuidas peab kanni pesema näiteks.
Niisiis aitab OnlyFans Heleril raske haigusega hakkama saada ja nõnda, et ta ei pea igapäevaselt kuskil tööl käima. Ka Heleri ei taha täpset summat öelda, mida ta läbi selle veebilehe teenib, aga ta ütleb, et paar tuhat eurot kuus ajab ta vähemalt kokku. Sa ütled, et sisuliselt see asi hoiab sind elus? Jaa, absoluutselt. No aga paar tuhat eurot, ma saan aru, sa ikkagi teenid kuus vähemalt. On ja? Inimesed ikka tahavad teiste rahakotis natukene sorkida. Kui palju siis sellise asjaga teenib? No väga täpsetest summadest ei tahaks just rääkida, aga ma arvan, et kordades vähem kui Merilin Lau. Temal oli $16,000 oli selle jutuks, jah? Aga mis see suurusjärk ikkagi on? Et kas me räägime siin sadadest, kas me räägime tuhandetest? Pigem tuhandetest. Pigem tuhandetest. Ma huvi pärast küsin, kas see on pigem 2000 või see on pigem 4000 või pigem 6000 või 10 000? Kusagil seal vahel. See vahepeal, jah? Ikkagi 5-kohalist summat sellega ei teeni? Siiamaani mitte.